Uku mängis meie kontserdi alguses selle kontserdi nimilaulu Lauldev südamest. Ja nüüd see, mida te just kuulsite, need kaks solisti, nemad on lõpetanud ausalt öeldes, ma ei mäleta mis aastal, aga Johan oli kõige esimene, kes selles laulus hakkas soolot laulma ja siis Valmar oli järgmine, neid on siin kõik nurgatapidi veel olnud. Ja nüüd, kui me kasutame juhust, et need nurgapealsed mehed, kellel koorikormi pole, nemad on kõik nagu endised lauljad, kes ka täna meiega koos laulavad. Ja me teeme veel ühe märgilise laulu, Karjapoisik, ja selle laulu andis mulle kunagi Jaak Johanson, siis kui me hakkasime Karin Veismaniga siin poistekooriga toimetama ja ütles, et see on üks vahva laul, et see võiks poistele sobima, nii et see on nagu Jaakult meile pärandina siiamaani edasi kandunud. Seda oskavad loodetavasti kõik, ka need, kes juba ammu laulsid.
Juhan, ja ta mängib teile sellist huvitavat kannet nagu Päkaraua kannel, sest poistekoolis mängis ta alguses, kui ta veel ikka väike poiss oli, mängis tavalist kannet ja siis kaugelt ei olnud muud näha kui suurt kannet ja Juhani jalgu selle all siglamas. Aga nüüd näed, on ta palju suuremaks kasvanud ja pill on tal ka hoopis teistsugune. Pill on väiksemaks. Pill on väiksemaks läinud, jah.
Jaani soovitusel lasti meile ehitada selline kannel, mille nimi on poistekoori kannel. Et Juhanil oli päkarauakannel ja siin on spetsiaalselt tehtud selline, et millele saaks veel teha pohvri ümber, et saaks lennukisse võtta, et oleks piisavalt ulatust, mida meie rahvalauluseadetes vaja läheb, nii et selline uus kandeliik on nüüd sündinud. Nii et te teate, et see liigi nimi on poistekoori kannel. Aga meil on siin igasuguseid pille veel, olenevalt sellest, kes parajasti poistekooris on, kes mängida tahab, need saavad mängida. Ja meil ei ole täna rohkemaks aega kui 1 rahvalauluseadeks. See on siin Issand Jumal Kiidames on Läänemaalt üles kirjutatud. Ja me oleme siis seda natukene siin seadnud ühte ja teistpidi, nii et küll saab mitmehäälselt laulda ja pilli saab ka mängida. Me hakkame nüüd laulma ühte laulu Ave ema kõrge ja kui Püha Pauluse poisid ka püsti tõuseksid ja tuleksid, siis meil oleks hulka nagu rõõmsam koos. Nimelt asi oli selles, et kui Vanalinna hariduskolleegiumi kõrvale asutati veel ka Püha Miikali kool, siis alguses kõik poisid käisid koos ühes poistekooris. Aga siis, kui juba 90 poissi oli nimekirjas, siis me vaatasime, et Gregoriuse laulu ikka 90 kesi on päris keeruline laulda. Ja nüüd on siis nagu see puu, mille juured on seal sügaval selles VHK rajamise alguses, on nagu hargnenud ja siin on siis Püha Pauluse koor. Kuna need Miikalid läksid kõik nii segamini, siis VHK-l on Püha Miikali poistekoor ja Püha Miikali koolil on Püha Pauluse poistekoor, ja katsume meeles midagi jääb. Ja siin on meil jällegi 2.–3. klassi ettevalmistuskoori poisid, kes kohe varsti osad on juba sügisel meiega taas liitumas. Nii et selline vägev armee ja nüüd me laulame teile Tšehhi dominiiklaste laulu. Poolakad ütlevad, et see on nende dominiiklaste laul ja tšehhid tulid meile ütlema, et ei,
see on meie dominiiklaste laul, igal juhul mingi dominiiklaste laul, Aave ema kõrge. oi, ma unustasin öelda, et jällegi meie vilistame, eks ole, otse sõjaväest. nii et meil on julgem tunne, küll me oleme kaitstud nii füüsiliselt kui vaimselt. ja nüüd meil on selline huvitav muusikaline number, et kõigepealt laulavad meie ettevalmistuskoorid Gregoriuse laulu Ave Maria ja siis me laulame suurte kooriga Victoria Ave Maria, mis on siis sellesama Gregoriani peale kirjutatud. Ave Maria.
sügisel juhtus meiega üks imelik lugu. Minule kirjutas keegi Prantsusmaalt ja ütles, et tema tahaks tulla meie kooriproovi. Selgus, et tegemist oli Prantsuse puuerikantoores organisatsiooni juhiga. Ja nii see liigutas. 222. Kes tahtis tulla meie proovi kuulama ja kutsus meid täiesti ootamatult Prantsusmaale Mont-Saint-Micheli sinna kloostrisse tegema kontserti ja tähistama sealsamas lähedal on ainukene kirik, kus tähistatakse Püha Olavi päeva. Need on ajalooliselt seal Põhja-Prantsusmaal siis seotud Püha Olavi käikudega ja palusid, et me õpiksime selgeks mõned spetsiaalsed laulud, mis on Niidaluse katedraali käsikirjadest leitud, mis on Püha Olavi aegsed. Ja neil on ka üks helilooja Henrik Ödegaard, kes on neid samu Gregoriani viise ja kogu seda noodimaterjali kasutades kirjutanud uusi teoseid. Huvitaval kombel maailmas juhtuvad kõik asjad jooksevad nagu jooned kokku, sest me olime just paar aastat tagasi Vox Clamantisega selle sama Henrik Ödegaardi plaadi salvestanud. Ja nüüd on väga huvitav sedasama muusikat ka meie poistega proovida laulda. Et ühe osa sellest Olavi-aegse Gregoriuse laulu siis nüüdistöötlusest me teile esitame, see on psalm 63.
Nüüd vahepeal, Kristjan ei julge tulla, meie üks järjekordne vilistlane, kes on kasvanud tubliks muusikuks, Kristjan Tamm, tule. Ja tema mängib ühe Rene Eespere loo, kõik on kavalehel kirjas, aga jällegi, ma ei mäleta, mis aastal sa lõpetasid, siis sa mäletad. 98, möödunud sajandil muide. Nii et ole hea. Fuera,
moodustunud ka Püha Miikali meeskoor ja õnneks initsiatiiv tuli selleks altpoolt. Tõuke on alati andnud see, et kui laulupeol peab laulma noormeeste kooridega kaasa, siis tuleb välja, et päris tore on endal ka ainult isekeskis seda meeste repertuaari laulda. Ja tänavu sügisel täiesti noormeeste omal initsiatiivil käisime isegi meeskooride võistlusel. Ja nüüd siis 2 laulu meie värskelt meeskoorilt. Caritas et
Ja nüüd tulevad meie tuleviku lauljad teie ette, kõigepealt esimese klassi kool ja siis teise ja kolmanda klassi kool. Olge head.
niimoodi, et juba poistekooli ajal on ikka tulnud aeg-ajalt poiste omavahelisi punte, kus küll lauldakse natuke kergemat muusikat, vahel mängitakse rahvamuusikat. Kõiki neid me seekord siia kontserdile ei saanud, kes on muusiku teel, kellel on siin või seal väljaspool Eestiki esinemised või kontserdid, aga 2 ansamblit siiski saime kokku ja nüüd tuleb meie esimene vilistlaste ansambel Siim, ma ei tea, miks niisugune nimi on küll, ühtegi Siimu ma ei tea, et seal oleks, aga igal juhul palun. Käisin kui veel olin noor ja laulud mille teinud paavst Gregor. Kirie, Ave Maria. Mul meeles veel on Kadri punt ja kõik see metsik poiste punt ja kõik need laulud, mis pähe tuubilu. Aeg nii kiiresti läheb, mööduski kooli peagi vanadus käes. Ammu pole teid näinud, poiste koolid 35 juba täis. Mul meeles veel meloodia, kooris pidin õppima. Kui seda kuulen, meenub kõik nii taas.
nii et siin on praegu väike selline ahaa. Nii, aga nüüd me kutsume lavale ansambli Eorp. Eile oli raske päev, nad võtsid sellise nime endale, ma siiamaani ei tea, milline päev raske oli, aga palun, tulge! Serenaat suvel, mälestusi toob mulle, seda võluvat pliit oma neiule, siis ükskord mängisin ma säras tähtisel ööl, kui ma mängisin talle, kuid ei suletuks akensel löön elu siial ei kohtunud me jälle. Oh, miks seda viidõidul taasame? Oh, miks süda selles ei vabane? Serenaat suvel, mälestusi toob mulle, kostab kaugelt refrään ja mul igatsus jääb, et sind veel kord ma näen. Sel ööl, meil pole parandust vaja, meil pole
Laul leiab üles meid ikka, rõõmudab elu siin ikkaks, ikkaks armastus, see ja see on hea, nii hea. See on hea, nii hea. Küljest murda hõlbe killu või välja siirutan käe, ööd sooja matli endale laenan selga, kui su juurde kauaks jääb ja rõnda. Meil pole parandust vaja, meil pole mugavat maja, ei autos unistab see ja see on hea. See on hea, nii hea, siiski laul leiab üles meid ikka, rõõmudab elu nii pikaks, pikaks armastus teeb ja teeb, ikka sind ja mind, see on hea, see on väga hea. Nüüd me siis näeme, et kas on meeles ja mis on meeles. Muide, ma mäletan, et EORP tegutses ikkagi nagu poistekooriga paralleelselt ja nende tantsujuht oli Valmar Kasuk, ma ei tea, kas nüüd jah, et lennita seal just nimelt, et liikumine oli tema sealt. Aga nüüd, kui jälle tõsisemate asjade juurde tagasi minna, siis me tahame laulda praegu kõik ühiselt Veini kreatorid. Ja te ei pea püsti tõusma, sest me ei laula seda praegu kooli hümni ja kui te püsti tõuseks, siis me ei näekski üksteist, nii et palun jääge rahulikult istuma, aga võite kaasa laulda, sellepärast et teil on sõnad kavaleel. Vaid me laulame seda kui pöördumist Püha Vaimu poole. Ma arvan, et meie kooli on väga hoitud, et see muusika on neid poisse kõnetanud ja et väga paljud nendest on jäänud muusika juurde, aga kui mitte muusika juurde, siis on kasvanud headeks inimesteks, mis ongi ju meie eesmärk. Ja me sellega tahame ka paluda, et see Püha Vaimu hoidmine ikkagi jätkuks, et võib-olla 5 või 10 või 25 või 35 aasta pärast saame jälle kokku tulla, jälle vaadata, mis on saanud meie vanematest, kus on tulemas meie nooremad. Et see puu, mille juured kunagi 35 aastat tagasi või natuke rohkemgi veel, sest me oleme siis nagu selle hooaja lõpus, et see puu, mis sai kunagi istutatud, et see kasvaks nagu Viiralti tamm aina suuremaks ja jagaks sellist headust, armastust ja musitseerimise rõõmu ja muusikalise palveväge nagu ümberringi. Nii et Veini kreator Spiritus.
üks väga tore osa. Tahaksin öelda aitäh. Ma tahan öelda kõigepealt aitäh nendele poistele, kes on laulnud siin meil läbi aegade. Väga suur aitäh nendele vilistlastele, kes praegu küll minema jalutavad, ärge minge, üks laul tuleb veel, nii et aga tulge seal juba oma asjadega. Meil tuleb selline ühismusitseerimine, et pillimängijad mõtlesid, et võiks veel kuskil kaasa mängida ja siis on üks lõpulaul, kus kõik, kes tahtsid vilistlastest, saavad pilli kaasa mängida ja teie saate loodetavasti kõik ka kaasa laulda saalis. Aga enne veel, lisaks sellele, et siin poisid laulavad, et nende pered, aitäh kõigile peredele, kes oma plaane sätivad selle järgi, millal on poiste esinemised, millal on proovid, siis on vaja noote, siis on vaja kingi, siis on vaja pükse, mis kohe väikseks jäävad ja siis on kõike muud ka vaja. Suur aitäh, et te hoolitsete. Aga me oleme siia täna kutsunud ja õnneks on saanud ka tulla selle koori kõige esimene peadirigent Liidi Rahula, ole hea, tule siia, me tahame sulle öelda aitäh. Siis koos Kersti Nigeseniga ja ma ei ole kunagi sattunud sellisesse seltskonda nagu Tallinna Vanalinna muusikamaja. Ma enne töötasin Rami poistekoori juures ja see õhkkond oli hoopis teistsugune kui varasemalt. Ma ei olnud õppinud ka Gregoriuse koraale. Ma mäletan, olid Aivur Miitvägi ja olid poolakad, kes käisid, tegid workshoppe ja ma väga palju arenesin seal. Ja tänu Kadrile, kes aitas ka kaasa, kellel oli ilusad, hääl väriseb praegu. See oli nii üllatus minu jaoks. Ja kui ma kuulan seda koori praegu, siis see on, me laulsime siis ka kenasti, aga nüüd nad laulavad praegu mitukümmend korda kenamini kui siis. Ja millised noormehed on välja kasvanud. Mõni on spordireporter, mõni kuulata kitarriste, see on täiesti hingeline tase ja milline tehnika, ma ei ole üldse kuulnudki sellist nimegi kahjuks, kui see ka pole, aga see tase on tõesti praegu väga kõrgeid ja kui VHK lapsed kusagil esinevad, siis on nad torkavad silma oma viisakuse ja sellise sisemise intelligentsiga. Mul õnnestus tänu Kersti Nigesenile oma tütrepetar 3. klassi panna ja enne siin töötasin natukene aega, siis hakkas väga hästi õppima ja minu suureks üllatuseks ta lõpetas mõni aasta tagasi selle kooli õppemedaliga, mille peale ma poleks elus ka tulnud. Ja nüüd ta õpib TalTechis, et see kool annab väga-väga palju ja aitäh Kadrile ja kõikidele, kes on siin dirigentidena veel kaasa teinud. Karin Veismann ja minu õpilane kunagine Viljandis, Joole Miit õpetasid, on Jana Perens. Aitäh teile, mul on teie kommentaar. Kes on meie kooriga töötanud, aga ma arvan, et need, keda ma
tema etteloe võiks olla siin. Ja palun tulge kõik koos siia, me tahaksime teid ka tänada. Et kes aja jooksul siin on poistega teinud Pille Raidmaga, sa oled siin Viljas Niževski, meie pikaaegne hääleseadja, Mikk Üleoja, kes oli 2 aastat meie juures dirigent, Imbi Laas, kes oli pikka aega ettevalmistuskoori dirigent, Aive, kes oli meie hea häljes ja aitas meil kõike korraldada muusikamajas. Igor, kui sa siia ei taha tulla, siis me anname sulle pärast lille, aga lillest sa ilma ei jää. Nii et olge head, tulge palun siia. Tegijate juurde, siis Jana ei ole mitte ainult väikeste kooride dirigent, noorte, ütleme siis nii, vaid on ka meie poistekoori hääleseadja ja Alar Haak, kes meie mehed on ilusasti laulma pannud. Siin täna veel Arno Humal, kes oli nagu mitmel rindel, ta on ettevalmistuskoori ja abidirigent ja ka Püha Pauluse koori juures. Siis Sakarias Lepik, kes on ka Pauluse poistemees. Ja siis Eve Padar, ma näen, sa oled seal nurgas, Eve on meie abiline olnud aegade alguses, sest tema poeg Hanno laulis kogu aeg kooris, nii et Evel oli isegi spetsiaalsed pidžaamad ja hommikumantlid selleks, et poistekooriga laagris olla ja 4. klassile jutte lugeda, nii et ole hea. Tule Eve, sina ka siia ja kõik need, keda ma nimetasin, palun tulge ja tahame teid ka tänada kõik dirigendid ja mehed. Praeguseid ja endiseid ja ka tulevasi kooriga seotud õpetajaid selle imelise kontserti eest ja tegelikult soovida õnne, sest 35 aastat, see on juba päris väärikas iga, selle ajaga kasvatab see koor ja aeg päris korralikud mehemürakad ja õnneks kontserdi lõpp näitas meile, et nii mõnedki täismehed on ikka ja alati hoidnud sidet selle kooriga. Ja tegelikult on tõeks saanud Kadri Hundi laulusõna. 11 peab hoidma. See legend on nüüd tões ja see, et see koor niimoodi 11 hoiab, me tahame tänada ja siia ette paluda dirigendid Kadri, Karin, hääleseadjad Jana, Alar. Me täname teid selle pühendumise ja tegelikult
Te olete õppinud ja andnud ande, te olete andnud oma õpetamise kaudu ande nendele noormeestele ja poistele kuulda ja kuulata, armastada muusikat, luua ühiselt ja tunda rõõmu sellest ühisest loomingust. Nagu me näeme, see armastus jääb, see ühine looming jääb ja kogu see püüdlus jääb kogu eluks. Muusika poole, aitäh teile, ilusat kontserdite hooaega, mis teil ees seisab ja siin on väiksed energiapommid, ma loodan, et need aitavad jõuda hooaega kõnesti vastu võtta. Aitäh tänase õhtul! Ja 35 aastat koori jaoks on ka väga soliidne iga. Ma ei tea, kas vanemad lõpetajad juba lähenevad või on möödunud. Suurem osa seltskonnast muidugi alles töörib sinnapoole, nende jaoks on see veel väga suur number. VHK ja Püha Mikkeli koor on ka kõik see aeg koos käinud. Ja ilma üksteiseta see ei oleks võimalik. Ja ma usun, et Püha Mikkeli vägevad tiivad on olnud kaitsjaks nii teile kui VHK-le ja on ka edaspidi. Ja mulle tundub veel ka, et tegu ei ole mitte lihtsalt kooliga, vaid kooriga. Ei, vaata. Et teil on alles 35 aastat, aga ma arvan, et see annab kindlust ja julgust või mõelda, et enne teid aastasadu on poisid niimoodi laulu harjutanud. Jätkugu teile jaksu ja püsigu see koor ikka. Aga see kõik ei oleks võimalik ainult meesteväel. Selleks, et kõik see koos püsiks, on väga vaja emalikku hoolt. Suur tänu, Kadri Kunt ja Karin Veismann. Mikkeli poistekoori noorema õe, Vanalinna muusikamaja kooride dirigent. Ja me nüüd poistega laulaks sulle, Maarja, sünnipäeva laulu ja kui nüüd veel on keegi, kes on sünnipäev täna, siis temale ka ikka me laulame seda laulu. Palju õnne ja head, kallis Maarja, kas tead, me soovime sulle palju õnne ja head, kas tead. No muidugi me oleme siin Kaiuga nüüd tütarlaste koori poolt teid siis õnnitlemas ja loodame, et meeste laul, poiste laul kestab vägevalt edasi.
te olete nüüd vanemad, me vaatame ka alt üles teid. Nii et palju õnne ja selliste eeskujude näevad poisid, teil on väga hea kasvada. Aitäh teile juhendajatele, aitäh kõikidele juhendajatele, kes teiega tööd teevad ja püsige vaprad ka ja aitäh! lõpule. Varsti ootavad teid ilusad suveilmad, toredad puhkused, palju rõõmu suvest. Loodame, et tuleb ka palju rõõmu laulust ja loodusest. Pange nutitelefonid kappi sügavale ära. Minge vaadake, kuidas väljas linnud laulavad, kuidas rohi kasvab, kuidas puud lähevad lehte, kuidas kalad sulpsu löövad jões. Ja meie laulame kõik koos viimase tänu